Tere, Johannes Niine. Oleme siin Ungaris Budapestil vägeval rahvakohtumisel, kus varsti astub üles ka Viktor Orbán. Sina oled tulnud siia esindama meie EKRE noorteorganisatsiooni Pöördepunkt Eesti. Kuidas on esimesed muljed? Muljed on väga toredad. Me oleme eile osalesime noortepatriootide kohtumisel. Seal olid erinevad paneelid, räägiti näiteks piiri kaitsmisest, perepoliitikast, ka sellest, et väidetavalt on 20 sugu, aga tegime ikka selgeks, et on ainult 2. Me just saime intervjuu ühelt Ungari noorelt mehelt, kes ütles, et see on kõige tähtsam teema, et hoida see LGBTQ propaganda koolidest ja lasteaedadest eemale. Kas see oli ka seal põhiteema? Jaa, ma muidugi mainisin seda ka, et mis meil Eestis toimub, et 8. klassi ühiskonnaõpetuse raamatus on selline asi sees, et on rohkem kui 20 sugu. Aga seal olid kõik terve mõistusega. Meil oli konverentsil, kus meie fraktsiooniga käisime, oli põhiteema oli immigratsioon, massiimmigratsioon. Et kas see on ka noorte kogunemisel teema? Ja, see oli väga suur teema. Seal poolakatele meeldis väga välja tuua, kuidas nad iga päev maksavad 1 000 000 eurot, aga tänu sellele neil ei ole tuhandeid, kui mitte 100 000 illegaale riigis, kes tekitavad kuritegevusi. Te olete ilmselt sõlminud noortega ka nüüd üle Euroopa igasuguseid erinevaid suhteid, et mis on teie plaanid? Me oleme ameeriklastega rääkinud, aga rohkem oleme püüdnud noortega Kesk-Euroopast, Saksamaalt, AfD noorteorganisatsiooniga ja siis FPÖ Austriast, nendega oleme ka rääkinud. Aitäh sulle, Johannes, jõudu! Aitäh!